Teine Alutaguse rattamaraton on läbi saanud. Järgmine osavõistlus, mis Eesti maastikurattasarja sees ootab, on Rõuge rattamaraton ja Rõuge rattamaratoni peakorraldaja Ivar Tupp. Mida siis rahvas oodata võib nüüd Rõuges? Kas ettevalmistused on kõik kontrolli all? Nii palju võib öelda, et sellist kivilasu, nagu täna siin oli, meil Rõuges ei ole, meil on kivide asemel juurikad. Ütleme niimoodi, et eks see nikerdamist ole omajagu, aga suures piirdes tegelikult, kes eelmise aastast käis, siis see rada on suures piirdes sama, oleme mõned lõigud asendanud uute huvitavatega, mõned lõigud oleme välja jätnud, kuna see pikkus läks veidi lühemaks meil nüüd 43 kilomeetri peale ja mõned uued lõigud on juures, mis nagu mõnel võtavad näo naerule, mõnel omakorda näo nutule, kellele kuidas. Rõuge rattamaraton on jah ratturite hulgas ju tegelikult selline ka korralik maiuspala olnud, et kui siin Põhja-Eesti pool võib-olla selliseid tõusu ja laskumisi pole, siis Lõuna-Eestis see maastik hakkab ikka korralikult mängima juba. Nojah, meil on näiteks kui võrreldes näiteks tänase rajaga siis siin oli nibin-nabin alla 300 tõusumeetri kokku. Meil on sama pika maa peale topelt rohkem, ehk siis umbes 620 tõusumeetrit. Aga kui need mägesi on, siis võiks nad sisse võtta, et tegelikult võib öelda niimoodi, et praktiliselt kõik tõusud on sõidetavad. Sadulast sõidetavad, et kelle piisavalt jalga on ja oskust natuke seda oma tagaratast mängida seal taga, siis saab igast tõusust üle ja muidugi see legendaarne laskumine Mõrvari isa, et koguge julgust, käige enne proovimas ja see ei ole tegelikult midagi hullu. Mina olen sellest viimasel 5 aastal järjest alles iga kord ilma ühte korda kukkumata. Rõuge rattamaraton toimub 11. juunil, natukene on sinna aega jäänud, et mis su soovitus oleks nüüd nendele, kes hakkavad vaikselt mõtlema Rõuge rattamaratoni peale, et mis see trenni soovitus oleks või mida tasuks tähele panna üldse? Mis treener mina olen, et kui mägedesse mineks, siis on vaja mägedes harjutada, ehk siis Tallinna inimesed pange Nõmmel, Nõlva pidi üles alla, kas või Nõmme 5 seda jooksurada aitab kindlasti natuke kaasa seda tunnetust saada ja kellel vähegi võimalik on, ega siis mägedes sõitmiseks tuleb mägedes harjutada natuke, otsige kas või üks tõus, sõitke seda kas või 3 korda rennis läbi või 4 korda. Isegi meil Haanjamaal mõnikord mehed sõidavad nii, et lähevad trenni ja siis sõidavad 10 korda Munamäkke tagasi, et saada see lõplik pauk kätte nii-öelda. No sa ütlesid ka, et mõned uued lõigud on sel aastal sees, et need, kes on nüüd varasematel aastatel käinud, ma eeldan siis, et ka neil peaks olema tegelikult põnevust päris palju. No põnevust on, sellepärast, et oleme toonud mõned sellised, kuna nüüd võrreldes varasema ajaga on meil selles sarjas natuke vähem osalejaid ja oleme saanud pakkuda nii-öelda raskemaid singleid ja kitsamaid radasi, mitte 1000 massile, vaid 300-400 inimesele. Ja olen toonud sisse mõned sellised legendaarsed singlid, mis on seni olnud puhtalt Haanja 100 pärusmaa või Rõuge tuuri pärusmaa. Olen need enda sisse pannud, aga ka nendele jõudmiseks on vaja natuke rivi nii-öelda revida pikemaks ja seda me oleme raja alguses 3, 4, 5, 6 kilomeeter on täitsa uus lõik, et kus on kunagi hästi ammu, võib-olla 10-15 tagasi rada käinud, aga sealt me tahame see rivi kuidagi pikemaks saada, et siis Häramäe legendaarne singel on selle aasta täies hiilguses sees. Mis sa võib-olla ütleksid julgustuseks neile, kes ei ole varem Rõuge rattamaratonil käinud, kes võib-olla natukene lasid ennast ära hirmutada sellest jutust, et on raske, et tegelikult on sõidetav või? Ei hirmutada, ütleme sõidetav kindlasti, et ma ise sõitsin ta nüüd, ütleme niimoodi, et siin ma oleks eile, kui mul poleks kummijaama olnud, ma oleks seal umbes rahulikult 130 pulsiga umbes läbi sõitnud 3 tunniga. Rõuges mul läks 3 nädalat tagasi aega 3 tundi ja 20 minutit, aga võtame nüüd niimoodi, et Rõuges oli tol hetkel mõnes kohas oli lumi just sulanud ja maa oli üsna pehme veel ja imes korralikult sisse, et usun, et tegelikult see 20 minutit mul Rõuges kuluski nii-öelda selle pehme maa tõttu kauem kui siin oleks kulunud, nii et tegelikkuses nende rajade raskusastmed on võrdsed, siin on lihtsalt see rada aeglasem, seal on nüüd tõuse asju rohkem, sõltub muidugi palju ilmast, et kui ikkagi paar penne kallab, siis on asi raskem, aga ütleme, karta ei ole ses mõttes midagi, et alati kui alla julge, saab alla tulla jala, kui üles ei jõua, saab üles tulla jala, nii et aga seda sõidurõõmu peaks kindlasti jaguma, sest neid palju huvitavaid singleid on sees ja see 43 kilomeetri trass on piisavalt huvitav. Kui palju üldse või kuidas ilmastikuolud siiani Rõuges olnud on? Oleme saanud ikkagi suvel tavaliselt oleme saanud ikka kuivaga ära, et mõnikord on sadama hakanud kell 5 peale adustamist, on kuidagi vedanud niimoodi, et nagu öeldakse, et vanajumal on haanimis olnud. Kui Haanjamaal öeldakse nii, et kuna suurem osa Rõuge radasi tegelikult kulgeb ju 2 vallas, Rõuge vallas, Haanja vallas, et seal 2 valla piiri peal tegelikult ja alati kui me ütleme, et ikka haanimis on jumal. On sul midagi veel öelda nendele, kes siis mõtlevad praegu kas registreerida või mitte, et mida veel öelda inimestele julgustuseks? Rõugesse registreerimine käib tegelikult kaasas mõne muu asjaga, et kuna see on nii-öelda pealinnast üsna kauge koht, siis soovitan kindlasti
tulla kogu perega ja tulla kohale kas siis laupäeva hommikul, jääda sinna päevaks kuni pühapäevani. Rõuges on palju vaadata ja Haanjamaal kindlasti, et võtke selline pereüritus, laste sõidud on meil ju kavas ja kõik leiavad endale kindlasti midagi, et kui juba nii kaugele tulla, siis tulla võtta väike perepuhkus, kas või 2-päevane, tulla Rõugesse, majutuskohti on Rõuges väga palju ja leiate endale sobiva ja kindlasti tulge koos peredega. Ivar, aga edukat ettevalmistus ja kohtumiseni Rõuges! Aitäh!